Tervist, tere hommikust, kogudus. Kui sa arvad või kardad seda, et sa oled jõudnud missio kogudusse, siis pean sulle kurbusega tõdema, et sa oled õigesse kohta jõudnud. Täna on üks eriline päev. Ei ole laupäev. Täna on pühapäev. Ja see pühapäev on veel 8. märts. Kes teab, mis 8. märts on? Naistepäev. Palju õnne kõigile naistele, et te olete ikkagi naised. Me oleme tegelikult väga tänulikud selle eest, et meie kogudes on naisi, kes otsivad Jumalat, kes tahavad kogeda tema headust, kes tahavad kiita teda, ülistada teda ja tänada teda kõige eest, mis ta on neile teinud, lapsi kinkinud, andnud armastava abikaasa ja kõike muud. Et ma arvan, et see on juba iseenesest väga hea põhjus, miks kokku tulla ja kiita ja ülistada Jumalat. Sest olgu naistepäev või olgu mis iganes päev, siis ma arvan, et Jumal on ikka hea. Ühesõnaga, pane oma hing ja pane oma vaim valmis, et täna vastu võtta Jumala käest. Et kui sa tuled kogudusse, siis see on koht, kus elud saavad muudetud. Amen. Ja kui sa tuled kogudusse, siis usu seda, et minu elu võib saada muudetud Jumala poolt, tema väe läbi, tema sõna läbi, tema ligiolu tõttu. Et ma arvan, et kui sa võtad selle vabaduses vastu, siis ma usun, et sul tuleb üks väga hea päev. Ühesõnaga, tõuseme püsti ja ülistame üheskoos Jumalat. Vesi elule, täida meid, elab vesi elule, täida meid, elab vesi elule, täida meid, elab vesi elule, täida meid, Jeesus, mu südant avarda, Jeesus, mu silmad avasa, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, vaid sinust täidetud saan. Elab vesi elule, täida meid, elab vesi elule, täida meid, Jeesus, mu südant avarda, Jeesus, mu silmad avasa, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, sinust täidetud saan. Sa oled Kristus, me päästede, sa oled püha vaim, kes elab me sees, sa oled tõde eluallikas, sa oled leib, vaid sinust täidetud saan. Elab vesi elule, täida meid, elab vesi elule, täida meid, Jeesus, mu südant avarda, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, elu laienda, Jeesus, vaid sinust täidetud saan. Sa oled Kristus, me päästede, sa oled püha vaim, kes elab me sees, sa oled tõde eluallikas, sa oled leib,
täidetud saan. Sa oled Kristus, me pääsvede. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud saan. Vaid sinust täidetud saan. Vaid sinust täidetud saan. Vaid sinust täidetud saan. Elan vesi, eluleib, täida meid, täida meid. 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 No nii, tere hommikust kõikidele. Meil on täna taas tore pühapäev ja pühapäev on kristlaste jaoks see päev, kui me teenime Jumalat teistmoodi kui tavaliselt. Meil on täna võimalus üheskoos kokku tulla, palvetada koos, ülistada koos, kuulata ja rääkida jutlust ja sõnumit koos. Nii et see on natuke teistmoodi, kui võib-olla meil tavaliselt kombeks on. Aga nagu öeldud, täna on selline kaunis päev nagu naistepäev ja kuigi selle päeva algatasid omal ajal kommunistid Clara Zetkin ja Rosa Luxemburg, siis me anname neile andeks sellepärast, et päev on ju tore päev ja miks mitte seda siis ka tähistada täna üheskoos. Nii et kui me... Mida? Ei olnud, see oli tema perekonna nimi, oli Clara Zetkin ja teine oli Rosa Luxemburg. Just Rosa Luxemburg ja nemad olid niisugused pahased, et nende kui kommunistide naisi keegi ei vaadanud õieti ega pööranud tähelepanu ja siin nad otsustasid niisuguse päeva teha, et ikka keegi korra aastas neile lilli tooks, aga meil on hea meel kõigi meie naiste üle ja oleme neile tänulikud. Tegelikult ma tahtsin lugeda täna isegi kirjakoha selle kohta, nimelt Luuka evangeeliumi 24. peatükis on selline lugu, kus salm 10. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maaria, Jakobuse ema ja muud naised koos nendega ja nad rääkisid seda apostlitele. Nad rääkisid, et Jeesuse haud on tühi, me kohtusime seal ingleid ja nagu ikka mehed vastasid, et need sõnad paistsid enda silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Ja Peetrus tõusis püsti, jooksis hauakambari juurde ja kui ta sisse vaatas, nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi imestades asja üle. Ta ei tulnud selle pealegi, et naistel võis õigus olla. Nii et täna on meil hea meel, et meie naistel on õigus ja muideks meil tuleb ka selline huvitav päev. Ma võin seda tegelikult täna teha, aga lükkasime kuu viimaseks, kus meil on 2 meie koguduse kaunist naist kõnelemas. Eve Hausmees ja Iiri Hermaküla jagavad omavahel jutlus ära. Ma ei tea, et kuidas te saate kokkuleppele, aga siin me usaldame Jumalat, et te siis suudate selle omavahel ära jagada kuidagi moodi ja ma usun, et tuleb eriline ja põnev teenistus. Aga praegu me, eks ole, võtame aega, et palvetada. Raul tuleb hetke pärast ja loeb tänase Jumala sõna, siis me ülistame Jumalat. Ja ma saan aru, et pärast siis ülistust on meil juba ka Bibi kohal, kes viib ellu tänased noorte minutid Jumala abiga. Ja siis juba on meil külas täna Haapsalust, kaugelt ja metsikult Läänemaalt Peeter ja Maarit Vikman, kes siis täna kuidagi need lubati üle Harjumaa piiri ja nad on täna siin siis meil kohal ja jagavad seda, mis Jumal on neile andnud. Aga issand, me tuleme sinu ette täna hommikul ja täname sind. Me ikka täname sind sellepärast, et see on eesõigus, et me oleme täna elus ja hingame ja mõtleme ja elame. Ja me võime tulla sinu kõige pühamasse paika tänu sellele, mitte tänu meie selle või eelmise nädala või mis iganes suurte teenete ja palvete hulga, vaid me tuleme sinu ette läbi sinu poja Jeesuse Kristuse vere.
kelles meil on lunastus ja pattude andeks saamine, kelles meil on julgus tulla sinu troonisaali ette otse kõige pühamasse paika. Me tõesti täname sind selle eest. Me täname, et Jeesuse veri on meid pesnud ja puhastanud, et seista ausalt ja rõõmsalt sinu ees tänasel hommikul. Me täname, et sina liigud meie keskel. Sina, kus vaja seal ehitad, kus vaja seal lammutad, kus vaja seal tõstad ülesse, kus vaja seal trööstid ja annad uut jõudu, et me võiksime olla uuel nädalal jällegi valgus siin maailmas ja sinu sõna jagajad. Me täname sind sellest Jeesuse nimel. Amen. Ja Raul tuleb loeb tänase kirjakoha. Hommikust ka minu poolt. Kirjakoht, mida ma loen, on Taaveti laul 143, salm 8. Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale. Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge. Valisin selle kirjakoha sellepärast, et mul oli üks inimene tulnud minu juurde elama ja tal on aeg-ajalt olnud probleeme ja niimoodi. Aga ma sain aru, et ta oli mulle nagu õpetuseks, et selliseid asju juhtub ka sinu elus, võib juhtuda, aga et andis mulle märku ka teada, et Jumal andis mulle märku teada, et niisuguseid asju, et vältida, et usalda mind. Et siis ma sain arugi, et lahe, aitäh, ilusat pühapäeva. Täna on see päev, mille issand teinud. Jaa. Teate seda laulu ikka, jah? Ma ei tea, kus see tuli. Praegu lihtsalt lambist tuli meelde järsku see laul. Sest minu hing laulab ja näed, tulevad laulud isegi, mis ei ole plaanitud, tulevad välja. Aga see ei tähenda, et sa ei võiks ka laulda niimoodi, et sa tõused jälle taaskord püsti, sest kirik on ikka see koht, kus istutakse, tõustakse püsti, istutakse jälle, tõustakse püsti. Selline hommikutrenn on nagu tore, aga kui me saame seda praktiliselt rakendada Jumalat kõrgeks tõstes ja oma hinge avardades tema ees, siis ma arvan, et see on nagu väga, väga äge. Halleluja, aga isand, kõigepealt me tuleme sinu ette täname kiitusega. Isand, ja me täname sind selle eest, et sa oled meid siia kokku toonud. Isand, et me saame avada enda südamed sinu ees ja oodata sinult. Et sa tuled ja kohtud meiega, sa tuled ja puudutad meid. Ja isand, et kui me oleme kuskile kinni jäänud, siis me usume, et sina vabastad meid. Isand, me täname sind selle eest, et iga päev on meie elus õnnistuseks. Isand, ja mitte niisama, vaid isand selleks, et meie saaksime minna välja ja olla õnnistuseks teistele. Isand, ma lihtsalt tänasid sellest, et sina kasutad meid ja sa julgustad meid minema välja ja olema valguseks siin ilmas. Täna sind, sest isand, me vajame sind ja me tahame olla koos sinuga. Isand, ma tänasid sellest, et sa oled loonud meid selliseks, vorminud meid selliseks, nagu me oleme. Ja me saame iga päev elada sulle ja käia koos sinuga. Amen. Laulab mu hing sulle päästja kuningas. Ma vajan sind, sina oled kõik minu jaoks. Sind armastan.
tahame sind kogeda ja sind tunda rohkem. Sind lihtsalt täida meid oma tarkuse, oma rõõmuga, oma rahuga. Oma sõnadega saaksime käia sinu elu. Tänu sulle, Isenda. Tänu sulle. Jumala vaim on, seal on vabadus. Kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vabadus valitseb, halastusarm voolab, langedes kõigile, siin on vabadus. Janus, seal on vabadus. Kui väsinud ja janus, seal on vabadus. Jeesusel kõik annab, seal on vabadus. Jeesusel kõik annab, seal on vabadus. Vabadus valitseb, halastusarm voolab, langedes kõigile, seal on vabadus. Vabadus valitseb. Vabadus valitseb, halastusarm voolab, langedes kõigile, seal on vabadus.
vabadus, siin on vabadus. Jeesus valitseb, halastusarm voolab, langedes kõigile, siin on vabadus. Vabadus valitseb, halastusarm voolab, langedes kõigile, siin on vabadus, siin on vabadus. elad sa mu südames, mis terveks saab ja sulle nüüd kiitust on, sind Jeesus siin ülistab. Volanud ristile, vabaks saaks
kõigi pattude ees surid sa Golgata, oled nüüd elav sa mu sees. Mind võtta ja õpeta teenima sind kõigest väest. Ihkan kogeda Jumala suurust ja au. Sinus võisutust leiab mu hing. Ja ma endiseks ei jää. Ja ma endiseks ei jää. Ja endiseks ei jää. Sest ma tean, et elad sa mu südames. Terveks saan ja sulle nüüd kiitust toon, Jeesus sind ülistan. Kõik muutsid su armu ei tunda, kui sind appi hüüan. Sa õnnistad mind ja mu teed valgustad. Sinu võidus ma käin iga päev. Ja ma endiseks ei jää. Ja endiseks ei jää. Sa mu südames, mis terveks saan ja sulle nüüd kiitust toon, Jeesus sind ülistan. Ma tean, sest ma tean, et elad sa mu südames, mis terveks saan ja sulle nüüd kiitust toon, Jeesus sind ülistan. Südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Ta südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Paludes ta südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Paludes ta südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Ta südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Paludes ta südameis see lõõmav leeb, sind otsime. Et näeksin ma su südant ja su teid auhilgust. Et näeksin ma
su sydämt ja su teid auhilgus. Et näeksin ma su sydämt ja su teid auhilgus. Et näeksin ma su sydämt ja su teid auhilgus. Ta süda meis selle õmable, sind otsime. Paludes ta süda meis selle õmable, sind otsime. Paludes ta süda meis selle õmable, sind otsime. Paludes ta süda meis selle õmable, sind otsime. Ta süda meis selle õmable, otsime sind Jeesus. Ta süda meis selle õmable, sind otsime. Ta süda meis selle õmable, sind otsime. Ta süda meis selle õmable, sind otsime. Paludes ta süda meis selle õmable, sind otsime. Paludes ta süda meis selle õmable, sind otsime. Kallis taevane Isa, me täname sind. Et nendel hetkedel, kui me praegult oleme sinu ees ja avame oma südamed, siis sinu vaim on meie keskel. Sina oled liikumas, sina oled puudutamas, sina oled näitamas meile asju. Sina oled juhtimas oma rahvast. Praegult, Jumal, me oleme sinu ees ja palume, et sinu püha vaim võiks teenida meid. Sina tunned igat ühte meist. Sina tead meie tegusid, sina tead meie mõtteid, sina tead meie samme, sina tead meie kavatsusi, sina tead meie olukorda. Ja me täname, et me võime käia koguduses, kus on elav Jumal kogetav, kus sina liigud ja tegutsed meie keskel, kus me näeme ja kogeme, Jumal, et sina oled elusid muutmas, sina oled inimesi vabastamas. Issand, õpeta meid, kuidas me võiksime avada ennast rohkem sinule, just praegu ka nendel ülistushetkedel. Halleluja, Issand, täname sind. Kiitus sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Kui me ülistasime, siis sa võid korraks istuda. Kui me ülistasime, te võite edasi mängida natukene. Siis mõtlesin, et tavaliselt, et kuidas on nii, et või millal Jumal hakkab meid kasutama või millal midagi Jumal teeb ja kuidas ta seda teeb. Ja meie asi, kes me oleme ka siin kirikus, me tuleme siia üles, siia kantslisse või ülistame või mikrofonid taga, siis meie asi on ka õpetada ja ka ees minna. Kuidas me saaksime rohkem kogeda Jumala vaimu puudutust ja
ja seda, mis tema on tegemas meie keskel. Ja oma elus, see võib-olla on erinevatel inimestel erinevat moodi, aga tavaliselt minul on see niimoodi, et ma lihtsalt alguses kogen sellist Jumala nagu võidmist või lähedalolu või see on selline natukene teistsugune tunne. See ei ole mitte see, et sa vaatad sõnu ja laulad, vaid sa ühtäkki koged, et miski nagu tuleb sinu peale. Ja see on nagu mõnes mõttes nagu mingi see mantel või kuidagi sa koged sellist nagu teistsugust nagu ruumi ja kohta ja aega võib-olla isegi. Ja siis ma tavaliselt kogen seda, et siis sul on nagu kaks võimalust, et kas ma nüüd nagu raputan ennast ja tulen normaalsuses tagasi või ma lähen sellega kaasa ja vaatan, mis juhtuma hakkab. Kui sa tuled normaalsusest tagasi, siis sa lülitad jälle sisse oma mõistuse ja mõtled kõik neid mõtteid, mida sa ikka mõtled teenistuse peale, mis edasi hakkab toimuma, kes tuleb järgmisena. Ja see on üks viis, aga teine viis on see, et sa lähed sellega kaasa. Ja samal ajal sa lülitad oma mõistuse veel rohkem kinni, sellepärast sa ei taha, et sinu inimlikud mõistmised ja mõtlemised segaksid seda, mida Jumal võib-olla tahab sinu kaudu näiteks teha. Ja siis sa lihtsalt ootad, sa nagu mõnes mõttes nagu lähed edasi selles teekonnas. See ongi natukene selline imelik, see ongi võõras võib-olla mõnedele. Mõned ütlevad, see asi see on. Aga need, kes on Jumala poolt kasutatud ja kes oskavad Jumala vaimus liikuda, siis nad saavad aru, ma arvan, mida ma mõtlen. Ja täna ka, kui me siin ülistasime, siis oli mul jälle mõnes mõttes see valik oli vaja teha. Ja siis tuli mul südamesse selline lihtne asi, et täna on siin 1 või 2 inimest, võib-olla ka mõni, kes pärast hiljem seal vaatab, kes on tulnud siia ja sa teed nagu kõik oma arust kaasa, mis siin kirikus tehakse. Aga sinu südames on üks selline valu. Ja igaüks, kes on oma südames valu kogenud, sa tead, et väga raske on teenida Jumalat või minna kaasa kiriku asjadega, kui sul on nagu selline koorem või valu sul südames. Ma ei tea, kas need on mingisuguse suhete põhjal või on midagi juhtunud su elus. Aga mulle tundub, et Jumala vaim ütles, et vähemalt 1-2 inimest täna on siin, kes seda valu kogevad. Ja kui sa oled sina, sa tunned ära, et sa oled sina, siis tahame teha seda, et me palume praegu sinu pärast. Me ei hakka midagi sind ette kutsuma kuidagi, aga me võtame korraks aega, et lihtsalt palud su pärast. Sest ma olen tähele pannud seda, et kui on nii, et tõesti Jumal midagi nagu üles korjab ja võib-olla sa oled just sina, kelled on täna nagu esile tõstnud, siis millegi pärast alati palvetame ja alati ootame tulemusi, aga kui eriliselt Jumala vaim kuidagi sekkub või tuleb selliselt, tõstab midagi esile, siis meil on väga suur võimalus, et midagi juhtub nagu, et kas on mõni inimene, kelle kohta see käib? Sa võid lihtsalt käega märku anda, siis ma tean, et me palutame sinu pärast. 1 inimene, kas on keegi veel? 2 inimest. Ja võib-olla on keegi pärast seal kodudest. 3. Ja. Lihtsalt suleme oma silmad ja sest me ei taha ega midagi, me ei oskagi midagi inimlikult teha nendes olukordades. Meie ei muuda inimeste vaimu. Meie ei murra neid ega suuda ära võtta ühtegi valu vaigistiga ei võtta seda valu ära, kui seal on see sees. Aga Jumal, me nüüd pöördume sinu poole. Ja me usume, et lihtsalt kui me tunnistame, et sina oled issand, sina oled maailma looja ja valitseja. Sina oled loonud kõik inimesed, kõik elusolendid siin maamuna peal. Ja sina suudad teha kõike. Sina suudad inimesi muuta, sina suudad ära võtta ka neid valusid, mis tunduvad, et ei tahagi ära minna. Ja me palume praegu Jumal nende inimeste pärast, keda sina esile tõssid. Palume, et sinu püha vaim võiks tulla praegu. Erilisel viisil, Jumal. Jumal, võtta ära see valu enda seest.
näita meile või näita neile endile, mida nad peaksid tegema. Kui seal on mingid põhjused või on midagi, mida sa ootad, nemad teeksid enne, siis Jumal, näita ka seda. Aga meie täna kogudusega palume koos Jumal nende inimeste eest. Need on meie omad inimesed, kallid inimesed. Palume Jumal sinu vabastavat väge, sinu tervendavat puudutust. Jumal, võta ära see valu nende seest. Taasta. Taasta nende vaimulik olukord. Kõrvalda kõik takistused, Jumal. Miski oleks sinu ja nende vahel. Palume praegult, Jumal. Puuduta neid. Täida neid. Vala välja oma püha vaim nende peale Jeesuse nimel just nüüd. Kõik vaenlase ahelad Jeesuse nimel me murrame need katki. Kasutame seda meelevalda, mida sina oled andnud meile kui kogudusele. Et kui me midagi seome maa peal, siis on seotud, kui me midagi päästame valla sinu nimel, Jeesus, siis need ahelad murtakse ja valu kõrvaldatakse. Kuulutame nendele inimestele vabadust. Seda vabadust, mida nad ihkavad ja ootavad Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, Jeesus. Tule püha vaim. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Bibi on, jah. Tere, kallis kogudus. Tahtsin jagada lihtsalt ühte lahedat tunnistust sellest nädalast. Nimelt ma olin sellise ürituse korraldustiimis nagu Carry the Love. See on üks selline USA ministri nagu Circuit Riders ja siis nad üle maailma ülikooli linnakutes käivad siis nagu ülistust tegemas ja evangeliseerimas põhimõtteliselt, et eesmärk on siis noori inimesi et nad kuuleksid evangeeliumi ja annaksid oma elu Jumalale. Ja siis meie siis Tallinna tiim siis korraldasime seda Kaja kultuurikeskuses. Seekord kahjuks ülikooli ei saanud, aga järgmiseks aastaks panustame, et kindlasti saaks ülikooli linnakus seda teha, et usume, et see on täiesti võimalik. Ja siis see nädal oli siis 2 üritust, et reedel siis 6. märtsil oli peaüritus seal Kaja kultuurikeskuses, kus USA tiim, siis nemad tegid ülistust ja jagasid sõna. Ja meie pidime siis saama inimesed sinna kohale ja vist 7 inimest andsid oma elu Jeesusele, mis oli väga tore ja vägev. Võiks kindlasti olla rohkem, et me kindlasti mõtleme ja palvetame, et kuidas saaks seda numbrit tõsta järgmise aastal. Mitte siis ainult numbri pärast, vaid lihtsalt, et rohkem noori saaks siis Jeesuse enda ellu. Ja siis päev enne seda oli süksed eelüritused kristlastele, et see USA siis tiim siis tegi naistele ja meestele eraldi sükse väikse koolituse. Näiteks naiste omas siis me panime kirja siis mingi vale, mida me usume enda kohta ja siis mingi piiblisalm, mis vastandub sellele, mis ütleks, et see on siis vale. Ja siis pärast seda oli evangelismi koolitus, et anti meile väga süksed lihtsad sammud, et kuidas näiteks 5 punktiga jagada evangeeliumi 1 minuti jooksul. Väga raske oli seda alguses kõike sinna sisse nagu panna, aga tegelikult töötas päris hästi. Ja siis pidimegi kohe praktikasse selle panema, et läksime siis tänavatele seal Toompea koguduse ümber, Vabaduse väljak ja Vanalinn ja kell oli mingi 8:30 või niimoodi. Ja siis olime siis 2 tüdrukuga tiimis, üks oli siis Eesti tüdruk ja üks oli siis tüdruk Kanadast. Ja üldse meil alguses üldse ei läinud nagu kuidagi hästi, et ei saanud inimestega nagu jutule. Aga rääkisime 2 nagu eestlasega, kes ütlesid, jaa, me juba oleme kristlased ja me siin, nad olid nagu venelased, et me tahame ka mingi kogudust alustada ja siis õnnistasime neid ja siis rääkisime ühe vanema naisega, kes
ma küsisin, no mu põhiline nagu siis meetod oli, et küsida, et kas ta teab, et Jeesus armastab teda. Ja siis see naine ütles, et mina armastan Jeesust, aga tema mind ei armasta. Ja siis ma ütlesin, et miks, et kas te olete haiget saanud või noh, et kas keegi tegi teile nagu haiget või lihtsalt elu. Ja siis ta ütleski, et noh, et lihtsalt elu. Siis ma üritasin öelda, et jah, et noh, Jumal ei põhjusta neid halbu asju meie elus, et see ei ole Jumalast. Aga noh, ta ei tahtnud üldse rääkida tegelikult. Üritasin, aga ei läinud üldse hästi ja siis ta ütles, et jah, et kui sina oleksid 50 aastat tagasi elanud, et siis sa mõtleks samamoodi. Siis ma ütlesin, et noh, ma ei saa nagu midagi vastu sellele öelda, et mind ei olnud olemas 50 aastat tagasi. Et võib selle naise pärast palvetada, et tal tekiks ilmutus, et Jumal ei põhjusta halbu asju ja Jumal armastab Eestit ja tema ei olnud selle mingi küüditamise või mis iganes halbade asjade taga, mida Eesti inimesed on nagu kogenud ja tema süda ka murdus selle pärast. Aga ühesõnaga, siis tore asi siis oli siis see, et noh, ühe tüdrukuga sain seal täitsa nagu pikemalt rääkida, aga siis hakkasime juba tagasi minema, et noh, et ei olnudki nagu väga ühtegi nii edukat vestlust, aga siis kõnnib üks noor poiss vastu. Ja siis ma küsisin, et kuule, kutsume sind homme sinna peaüritusele, et tule ja kas oled kuulnud, et Jeesus armastab sind. Siis ta mingi, või noh, et tegelikult ma küsisin, kas sa tead, et kes on Jeesus, ta mingi, ja ikka tean. Siis ma küsisin, et mis sa siis tead täpselt, ta mingi, no pigem vist ikka ei teadnud väga midagi täpselt, et kes Jeesus oli või mis ta tegi. Ja siis tegimegi selle siis kokkuvõtte, et evangeeliumist nagu väga lühida. Siis ta ütles, et et ma olen isegi käinud metodisti kirikus noortekatel. Siis ma ütlesin, et vau, see on küll äge. Siis küsisin, kas ta tahab Jeesust. Ta ütles, jaa. Siis ma olin, okei. Et okei, palvetame siis ta mingi kohe praegu või. Siis ma ütlesin, et jaa. Siis ta mingi, okei. Ja niimoodi me selle päästepalve siis seal tegime. Igaks juks võtsin ta selle telefoninumbri, et kuidagi teda siis suunata edasi, et anda nagu mõnele Metoka noortejuhile siis tema kontakti. Ta ei ole küll mulle vastanud veel, aga lihtsalt tänu Jeesus, et ta andis oma elu Jumalale. Võime lihtsalt koos palvetada, et ta nagu käiks ka selles kristlikus elus, sest et väga raske on olla kristlikus elus üksi ja kui sa ei käi koguduses ja kui sul pole kristlasest sõpru. Aga noh, ma usun, et Jumal hoolitseb tema eest, et Arvin oli ta nimi vist, et palvetame siis Arvini eest, et tänu Jeesus, et sina olid teda kutsunud nimepidi. Jeesus, me täname, et see sõna, mida me külvasime tema südamesse, mida sina külvasid, et saatan ei saa seda ära varastada, et Jumal juhi teda, aitäh, et ta kuulab selgelt sinu häält. Me täname Jeesus, et ta avab piibli ja et ta saab endale oma isikliku piibli Jumal ja juhenda lihtsalt inimesi meid kristlasi tema üle palvetama ja juhendaga neid seda Metoka noortejuhti, et kuidas teda kutsuda ja kuidas teda julgustada ja kuidas teda jüngerdada. Jeesuse nimel, aamen. Aitäh! Nojah, mul on siis hea võimalus Peeter ja Marit sisse juhatada. Me siin käisime pärast juhatame nad välja ka. Aga Peetril oli alles hiljuti juubel. Mis sa said, 33? Mis sul oligi nüüd? Nii et me käisime seal ja me seal tõdesime, et meil oleme selline kummaline kauaaegne suhe. Me oleme puuda soola koos ära söönud ja üksteise vanemaid matnud ja kõike teinud seda, mida vaja on. Nii et Peeter on Haapsalu koguduse pastor, selle rajaja. Nii et ta on olnud Haapsalu abilinnapea. Minister ei ole veel olnud. No see tuleb veel. Ja tulevane Eesti siis minister ja võib-olla veel midagi. Nii et palun, Peeter. Ma rohkem räägin. Tere hommikust. See on üsna haruldane mul võimalus öelda tere hommikust kogudusele. Meie teenistus on õhtuti. Ja küll on tore, et mul on juba siin sõbrad olemas. Eigo kindlasti ja Eve, aga Jüri on Haapsalu poiss ja Jüri on väga julgustav minule, üks eeskuju ka ususamme võttes, kui ühel päeval Jüri oli pandud elama hooldekodusse, öeldud, et sa ei saa millegagi hakkama ja me hoolitseme sinu eest, siis
siis tema sai päästetud ja Jumala vaim hakkas talle rääkima midagi muud ja ta ütles, mina siin enam ei ela. Ja keegi ei uskunud, et see on võimalik, aga ühel päeval Jüri tõstis mütsi ja lahkus hooldekodust põhimõtteliselt, mis on viimane peatus enne surnuaeda, aga Jüri ütles, see peatus ei ole temale viimane ja ta on siin ja saadab mulle vahest julgustavaid sõnumeid ja kirjutab luuletusi. Jah. Ja siis Jüril on vahetevahel sünnipäev, siis läheb, aga ühe korra me tegime kogudusega talle video ja see oli vahva, kas pole. Hiljaku tal oli sünnipäev. Ja teine Haapsalu juba natuke kaugemast ajast, aga vahel me oleme näinud, on Leena seal ja mul on hea meil sind ka näha. Sul oli ka alles sünnipäev paar päeva tagasi. Nii et Jumal õnnistagu sind väga ja julgustavan sind ka näha siin. Ja Marek on tulnud Kristinaga. Nii et teil on ikkagi lootust minu suhtes veel, et te olete kutsunud. Ja viimane kord, kui ma õigesti mäletan, siis kui ma siin sain, ma ei ole teid ära tüüdanud oma sagedaste käimistega, aga mul on meeles, et me tuletsime meelde Albert Einsteini, kes ütles, et elu on nagu jalgrattasõit, et tuleb liikuda ja hoida tasakaalu. Ja see on üks väga kristlik ja vaimulik põhimõte, et meil on samati vaja liikuda ja hoida tasakaalu ja sealt juurest tuli terve jutlus ja võib-olla mõni natukene mäletab seda. Ja on palju jutlusi, mis Jumal on andnud ja on neid jutlusi, mida on taas ja taas tulnud rääkida. Ja üks võib-olla selline teema, mida ma olen oma koguduses vist kõige sagedamini rääkinud kordusjutlusena erinevates variatsioonides, tuli mulle väga südamesse täna teile öelda hästi lühidalt, väga lühidalt, ainult paar lauset. Kui ma vaatasin neid vahvaid ülistajaid siin üleval ja tean, et teie hulgas on andidega inimesi, siis see jutluse pealkiri on Kaitse iseennast ja oma kutsumist. Ja selle lühike mõte on see, et need, kes on lastetöös, noortetöös, jutlustajad, mingid nii-öelda nad on need punase ristikesega märgitud sihtmärgid hingevaenlase territooriumil ja meil on väga palju loota Jumala peale, kes meid kaitseb ja hoiab, aga samal ajal on väga oluline pidada meeles seda, et need annid, mis on kellelegi antud või ülistajatele, siis need on kõigi jaoks, koguduse jaoks ja meie vaimulik elu, meie olemine on väga oluline, et säilitada nende andide toimimist ja olemast siis need, keda Jumal tahab ka koguduse ja teiste inimeste kasuks. Nii et hoidke ennast, oma kutsumist, pidage seda väga kalliks, kasvatage seda, palvetage selle pärast. Ja nüüd eespalvetajaid, mingi statistika kunagi tehti, et umbes 10% on igat andi koguduses ja eespalvetajaid on ka umbes 1/10. Ja siin ma näen, et 2-3 võiks kindlasti olla. Ja see on hästi tähtis, et kui kellelgi on see kutse ja igatsus südames olla palvetaja või eestpalvetaja, see on väga haruldane ja kallis and, väga nähtamatu and, aga väga oluline and, siis võtke need inimesed jälle oma palvenimekirja ka. Ja pange nad sinna ülespoole. Et kui aeg saab otsa, siis alumised jäävad ikka palvetamata, aga ülemised. Ja kui ma mäletan, juba vähe muidugi mäletan, sest et aeg on teinud oma töö, aga kui ma sain päästetud ja mind võeti kogudusse, Haapsalu baptisti kogudusse, siis ma ei teadnud seda olukorda, aga aastakümneid hiljem üks vanem õde tuli minu juurde ja ütles, tead, sel päeval, kui teid kogudusse õnnistati, noored mehed, seal oli teisi ka, siis Jumal ütles mulle sinu kohta, et ma iga päev palvetaksin sinu pärast. Ja ta oli ustavalt teinud seda aastakümneid. Ja mina naiivne arvan, et minu elu läheb nii hästi sellepärast, et ma olen nii tubli ja nii hea ja nii ilus, vaid seal taga on, sõbrad, seal taga on keegi, kes palvetab vahel. Ja sina võid olla see, kes palvetab nende inimeste eest, kes on üleval, kes teevad lastetööd. Neiu oli siin, rääkis noortetööst. Võtke ja palvetage. Ja vaenlane on väga kaval, ta otsib kohti, kus me ei oska isegi arvata. Tuleb ja tahab pista oma
oma asjad vahele ja võtta ära meie aega ja tähelepanu ja köita teiste asjadega. Nii et selline asi tuli südamesse. Vahel juhtub minuga seda, et hommikul vara, kui ma olen veel ärkamata päriselt voodist välja ronimata ja kohvi joomata, aga ometi ma enam ei maga, siis mõnikord tuleb mõni kõnetus ja mõni imelik mõte ja vahel ma olen analüüsides ja palvetades jõudnud selleni, et see on nagu Jumalalt tulnud. Kohvi joomine peatab valdavalt selle, sest et siis täitub juba minu aju, siis on, see on vist erinev ka erinevatel inimestel, aga mul on nagu see häda, et kui ma juba nagu päris ärkan ja kohvi joonud olen, siis rongitäis mõtteid sõidab ette ja tegevusi ja valdavalt ma jõuan nende kõigiga tegeleda ja suuremal hulgal on ka pooleli asju. Aga ühel hommikul siis selline rong oli veel sõitmata ja tuli selline mõte, et sel päeval, kui ma surin ja ma ei saanud aru sellest mõttest, siis ma hakkasin seda edasi mõtlema ja palvetama ja Jumala vaim hakkas meelde tuletama, et mida Jeesus ütles ristil viimasena. See oli küll üks tema lause. Ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Seal oli palju juttu, aga viimane lause, Luuka evangeelium 23 peatükk ütleb, isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Ja Paulus pani terve teoloogia või niisuguse kristliku õpetuse aluse üles selle peale, et me samastume Kristusega tema surmas ja tema ülestõusmises. Ja kui me seda ei tee, siis me ei ole tema omad. Me ei ole surnud ega üles tõusnud koos temaga. Ja sel päeval, kui ma surin, hakkasin ma elama. Oli üks jutlus kunagi, mida ma täna ka teile ei räägi, aga ma kuulsin selle toreda tunnistuse ja et keegi andis oma elu jälle Jumalale. Et mis palve see on, millega me oma elu Jumalale anname ja kui ma noor olin, see õpetati ikka tee see patuse palve, ikka see patuse palve, et ikka räägi Jumalale, kui paha sa oled. Ja ma uskusin, et sellest on abi. Kuni ükskord Jumala vaim ilmutas, et tegelikult sa pead oma usku temasse väljendama selles palves ja nüüd ma olen õppinud veel ühe asja juurde, et me tegelikult peamegi surema selles palves, andma oma elu Jeesusele. Siis saab tulla tema elu meisse. Niisugune väike mõte siin. Ja siis lähevad vaimulikud asjad vägagi lahti ja ma kasvasin, ma ei tea, kuidas Jumal mind päästis, ma sihukest palvet ei palunud, aga ma hakkasin uskuma, et ma ikkagi olen päästetud, sest Jumala vaim hakkas seda tööd tegema minu sees ja sinu sees teeb seda sama. Aga ma kasvasin koguduses, kus ei tehtud vahet vaimul ja hingel ja see oli vägagi segadusse aja. Meil oli nagu selline kahedimensionaalne, oli see liha asi ja ülejäänud oli kõik juba vaim ja kõik hinge asjad pandi ka sinna vaimulike asjade külge ja siis me laulsime vaimulikke asju, vaimulikke laule, kus tegelikult vaimulikust oli null. Aga nad olid sellised hinge häda kahepealaulud ja mõned sellised asjad ja uskusime, et see kõik on nagu väga vaimulik. Aga ta ei olnud seda. Aga see on ka oluline osa meis. Me oleme ihu, hing ja vaim tervik ja olulised on ka need asjad, mis meie hinge puudutavad ja koguduse ehitamine on nagu mõlemat. Et tuleb seda vaimulikku osa ehitada ja siis ka seda kogukondlikku ja seda osa, mis hinge puudutab. Nii et Jumal on väga tark. Ja Eigo ütles, et ma tulen kuskilt ääremaalt, tegelikult ma tulen ikka pealinnast. Läänemaalt, Metsikust läänest. Metsikust läänest. Ja ajalugu on huvitav, Haapsalu on olnud ju pealinn, Saare Lääne piiskopkonna pealinn. Pärast seda, kui nad piiskopi lossi, need olid leedukad vist, 2. veebruar 1263 maha põletsid, siis pärast kolis pealinn Haapsalusse, nii et ma olen pealinna poiss, aga vanad asjad ei loe. Meid on täna päris väheks jäänud alla 10 000 inimese ja nii me seal elame ja oleme. Aga tänane sõnum on ka üks selline hommikune kõnetus ja see kõlas nii, et seda ei oleks tohtinud juhtuda. Ja so what, ja siis ütleb, et nüüd tuleb jutlus sellest teha.
ja kuidas sa teed niisuguse pealkirjaga ütluse, et seda ei oleks tohtinud juhtuda? Me tahame ikka, räägime nendest asjadest, mis peavad juhtuma, mitte mida ei oleks tohtinud ja Jumal hakkas avama seda teemat ja mul on täna siis südamesse tulnud või nagu taas ja taas üles tõusnud selle aja jooksul, kui ma mõtlesin tänase hommiku peale just seesama teema, nii et räägime siis teemal, seda ei oleks tohtinud juhtuda. Jep. Nii et ma arvan, et siin ei ole kedagi, vähemalt siin lava peal ei seisa kedagi, kes kes saaks öelda, et minu elus ei ole kordagi olnud olukorda, mitte ühte seika ega olukorda, mille kohta ma ei ütleks, et seda ei oleks pidanud juhtuma, seda ei oleks tohtinud juhtuda. Me oleme ikka kogenud asju, mis ei lähe nii, nagu me oleme tahtnud, me oleme kogenud võib-olla raskeid inimlikke kogemusi, reetmist või haigust või kaotusvalu, omaenda eksimuste vilja, halbu valikuid, kellegi teise halba tegevust või kuritegevust või vägivalda või mida iganes meie suhtes, ebaõiglust. Või ütleme lihtsalt midagi, mida me ei saa kontrollida ega mis ei ole tulnud isegi inimestelt. Ja me ütleme, et kui see poleks juhtunud, küll mu elu oleks teistsugune. Teistsugune, jah. Nüüd korraks teeme siin kohas või mina palun teil muga kaasa mõtelda ühe väikese eksirännaku. Kui ma nüüd liiga rändama lähen, siis andke märku, aga see võib ka juhtuda. Et kui sa oled piiblit lugenud või loed, siis sa loed sealt lugusi inimestest. Jumala osa nendes on nähtav, kogetav või vähemalt need inimesed, kellest siis kirjutatakse, on seda kogenud. Ja see on see huvitav asi, et miks meil on need lood. Ja piibel annab ise vastuse ka, need on need eeskujud ja õpetused ja mudelid, mida me siis saame oma elus kasutada, mis Paulus ütleb, see on õppimiseks ja kasutuseks ja kasulik, noomimiseks ja manitsuseks, julgustuseks, milleks iganes. Vene keeles on, siin on mõni venekeelne inimene kindlasti olemas, ütleb, et kuidas on siis vene keeles haridus? Obrazovanje, aga mida see obraz tähendab? Tõlgime selle ka ära siin keeleteadjate, tundjate abiga. Ma muidugi tean, aga laseme nagu mõtte liikuma. Kes? Väide, kujutus, väide, jah, obraz. Aga veel, obrazjets. Näide, ja näide just. Mudel, eeskuju. Ja vene keeles väljendatakse siis haridust, õppimist ja õppimise tulemus sellega, et sa oled õppinud ära mõned eeskujud, mõned mudelid ja järgid seda. Nüüd jüngerdamine tähendab tegelikult sisuliselt seda sama, jüngriks olemine, oma õpetaja järgimist. Jeesuse õpilased järgisid teda, nad olid tema järgijad, tegid tema eeskuju järgi. Nüüd sina ja mina oleme ka tegelikult meie kutsumine number 1, enne kui me saame, ma ei tea, apostlid, prohvetid, õpetajad, evangelistid, mis iganes oma teenistuse, nii oleme tegelikult ju õpilased, jüngrid, järgjad, jäljendajad. Ja sellepärast on hästi tähtis, et kui me loeme evangeeliumi, me vaatame neid eeskujusi ja lastel pühapäeva koolis antakse vahest see käevõru, seal on sellised inglisikeelsed sõnad, nagu 2 korda on, mis ma ütlen siis, 2 korda on 2 V, siis on J ja siis on veel D. Aga mida see tähendab? Dekodeerime selle koos ära siis. Mida Jeesus teeks? Mida teeks Jeesus? Ja what would Jesus do? Mida Jeesus teeks? Ja see on jüngrile esimene ülesanne kogu aeg seda meeles pidada, et kui me mingis olukorras oleme, mida Jeesus teeks? Mida piibel räägib, mis lugusi räägitakse. Ja kui me neid lugusi loeme, siis nendes lugudes on ju meie, kuidas öelda,
ettekujutusvõime loob pildi ja justkui hakkab film jooksma. Suurem jagu inimesi, ma arvan, et umbes niimoodi loevad neid lugusi, ja siis on seal kangelased, positiivsed ja negatiivsed ja siis me samastume kellegiga seal lugudes ja valdavalt muidugi positiivsete kangelastega. Nii et need lood on meile antud õppimiseks. Ja Moosese raamatus, 5. Moosese, minu meelest seal, kui Mooses juba oma lõpukõnet peab, räägib rahvale sellist lugu, et te olete kohustatud jätma meelde need lood ja asjad, mis sündisid teie esivanematega kõrbes. Seda põlvkond enam ei olnud, see jäigi kõrbesse. Aga nende suur missioon oli luua need eeskujud ja õpetused, millega uus põlvkond läheb uuele maale. Ja Mooses lausa ütleb nii, kui te tahate elada maal, mis piima ja mett voolab, ja kus te saate elada õnnistusega, siis see, mida teie vanemad läbi elasid, kogesid, need eeskujud ja mudelid, on kohustuslik meeles pidada ja kohustuslik arvesse võtta ja see on kohustuslik hariduse osa. Nüüd meil on täpselt sama olukord, kui me tahame elada nendes Jumala tõotustes, tema plaanis, tema õnnistustes, selles igapäevases Jumala ligiolu kogemises, siis on meil ka teatud kohustuslikud õppeained, mis meil tuleb nagu selgeks saada ja meelde jätta. Ja võib-olla üks osa on siis sellest ka, et seda ei oleks tohtinud juhtuda. Vaatame korraks, mis siis siit õppida on sellest olukorrast. Nii, proovime kiired olla. Piiblis on palju sündmusi, mida ei oleks tohtinud juhtuda, aga mõtleme, vaatame mõnda ja saame mõned mudelid. Piibel ei ole ideaalsete inimeste raamat, ma usun, et sa oled seda avastanud väga ruttu. Kui sa lugema hakkad, saad sellest aru. See on täis lugusi inimestest, kes seisavad oma elu vahel varemete juures, vahel keeruliste olukordade ees. Ja võib-olla nemadki ütlesid, seda ei oleks tohtinud juhtuda. Mõned asjad ei tulnud Jumalalt, mõned asjad ei olnud õiged, aga ükski neist ei ole nii suur, et Jumal ei saaks sellest välja uut teed luua või uut olukorda esile tuua. Me usume ju kõik seda lollide lohutuse, mis ma ütlesin, vabandust, kustutage ära. Et seda salmi piiblist, et Jumal laseb kõik heaks tulla neile, kes teda armastavad. Ma olen läinud, et see töötab. Keegi on öelnud, et see on lollide lohutuseks kirjutatud. Et kui enam muud ei ole, siis loe seda, on ja. Aga ma nagu saan aru, et see päriselt nagu toimib, on ja. Et Jumal võtab mingisuguse jama, mida me oleme kokku keeranud ja teeb sest midagi väga, väga ainult tema moodi. Ja ei paista nagu lollide lohutuse moodi, aga eks arvamusi on igasuguseid. Joosepi lood on ühed sellised lood, kui sa loed missugust ebaõiglust pidi ta taluma, olles siis isa nii-öelda favorite on ja soosingu oma ja lõpuks oled orjana vendade poolt reedetud, müüdud, alandatud, su peale on valetatud, kaevatud, mingi Potifari naine hakkab mingit valesüüdistusi, saab vangisse, pole mitte keegi lõpuks. Ja sõna ütleb niimoodi, 1. Moosese 5.20, Joosepi suu läbi või Joosepi sõnadena, te mõtlesite küll minu vastu kurja ja ma ütleks, et tegite ka ja mitte vähe. Aga Jumal pööras selle heaks, et teha seda, mis nüüd on sündinud, hoida elus palju rahvast. Ja Joosepi lugudest, piibliuurid ütlevad, ta on üks prototüüp Kristusest või Jeesusest. Et ta oli nagu eesmineja ja päästja oma rahva. Vaata, kes siis valib elu ja saatust? Vahel teevad justkui inimesed, vahel teeme me ise, aga takka järgi te mõtlesite küll kurja ja tegite ka. Seda ma panin ise, tegite ka. Ei oleks tohtinud juhtuda. Vennad ei oleks pidanud teda nõnda vihkama. Ei oleks pidanud müüma orjaks, jah? Ei oleks, see on kohustus.
see on vältimatu, väljapääsmatu olukord, kus isegi hädavaled oleks võib-olla mingil viisil vabandatav põhjus olnud. Kitupunn siuke on ju. Aga lõpuks Jumal võttis selle olukorra ja tegi sellest neile kasu. Mooses öeldakse Moosese kohta, et ta on ajaloo suurim juht. Ja juba enne tema sündi me loeme, kuidas hingevaenlane kurat juba kavandas tema mõrva, nii et ta ei saakski sündida või kui sünnib, siis on kohe läinud. Olid need siis emandad seal instrueeritud ja me teame, kuidas ta ema teda varjas ja lõpuks siis need lood kõik. Ja ometi tuleb üks päev, kus Mooses saab mõrvariks. Ta lööb maha egiptlase ja temast saab põgenik ja võib-olla kui ta oma jalgadele valu andis, siis mõtles, see ei oleks tohtinud juhtuda, seda ei oleks tohtinud teha. Nii ei pidanud need asjad minema. Mõtleme korraks ennast tema olukorda. Missugune traagiline päev. Sa põgened oma elu eest ja kõrbesse. Sinna keegi naljalt järgi ei tule. Ma usun, et see oli tema elu kõige, see ei oleks tohtinud juhtuda hetk, jah. Aga Jumal ehitab Moosese kutsumise just selle koha peale, mis on tema kõige suurem häbi ja läbikukkumine võib-olla ja eksitus. Võib-olla Mooses on alles taastumas sellest, vaikselt unustamas seda vana 10 aastate tagust lugu ja põlev põõsas Jumal kõnetab teda. Ma olen näinud oma rahva viletsust, ma olen kuulnud nende kisendamist, ma olen tulnud neid päästma. Mine nüüd ja ma läkitan sind. See oli vast väga ootamatu. Ta mõtles, ta on reetnud Jumala, ta on hüljanud, no ühesõnaga läbikukkuja mõtted. Oled sa kunagi kogenud läbikukkuja mõtteid? Tead, ma olen isegi väga väikses asjas, mäleta, mis aine eksam see oli. Okei, see ei olnudki üks aine, see oli üks teine olukord, aga ma kukkusin eksamil läbi ja mõtlesin, pidi see nüüd nii juhtuma, mingi halva olukorra pärast, jah. Pean jälle uuesti minema. Ikka väga ebameeldiv tunne. Pisikese asja pärast. Aga kui sa oma elu suuri otsuseid teed, mis on need elu suured otsused? Elukoha valik, abielud, töökoha valikud. Ja kui need asjad kokku kukuvad, siis see on väga raske hetk. Inimlikult väga raske. Kui sa oled selles olukorras, siis süüa appi ja Jumal aitab sind selles olla. Aga hea on, kui sa tead, kui see on kunagi juhtunud, siis pea meeles see, mis täna kuuled. Ja kui see juhtub, siis pea seda ka meeles. Sest sa ei ole selles olukorras üksi. Jumal on ka selle olukorra sees. Ja ta näeb seda. Ta nägi Moosest. Iga päev seal kõrbes tegemas otsuseid, olemas, Piibel ütleb, ta oli kõige alandlikum mees. Kui sa tahad olla hea juht, sa pead olema väga alandlik. See on nii naljakas, ma olen oma elus väga palju juhtidega kokku puutunud ja vastutusi inimestele antakse mingi poliitilisi kohti ja nii edasi. Ja mõni jääb täitsa normaalseks, nagu mina. Okei, see kustutage ka ära. See kustutage ära. Aga ma olen näinud mingi pisikese koha peale keegi saab ja ta juba ei mahu enam ära nagu Krõlovi valmis. See konn oli suureks. Terve ruum on teda täis. Ta on juba teiste inimeste kohta hinnangud andnud. Ta on juba ei tea kes. Ja väga raske on suhelda. Aga Mooses, Jumal nägi tema südant, ta on alandlik. Temast saab teha ühe juhi. Ja ometi oli tema elus ka üks eksitus. Kas mina pean teile seda vett siit andma? Vesi tuli, aga see oli tema saatust määrav löök. Seda ei oleks tohtinud juhtuda. Mooses, jälle see juhtus minuga. No mis sa teed? Iseloom on ka siuke kärsitu. Kord on see vaarav sõdur ja siis juba kalju. Aga ta tegi oma asja lõpuni. Võime öelda nii. Täitis oma ülesande. Sest Jumal oli temaga. Jumal ei hüljanud teda.
su elu ei ole läbi, Mooses, ma näen sind, ma kuulen sind, ma kutsun sind edasi minema. Ja tead, see on see, et Jumal ei alga meie elus puhtalt lehelt. Me vahest tahaks, nüüd unustame kõik vana ära ja tegelikult me päästmine ongi see, kõik vana on möödas, kõik on uueks saanud. Aga kristlikus elus meil on lehekülgi, mida me tahaks unustada. Ja Jumal ei hakka uuelt lehelt kirjutama sinu lugu, vaid ta läheb sealt edasi, kus me oleme. Ja me oleme kuulnud neid jutlusi, et Jumalal on parim sinu elu jaoks, parim plaan, võta see vastu, sa võtad selle vastu, tänad Jumal, sinu parim plaan on minu elus ja hakkad sellega edasi minema, siis tuleb üks jaama, siis tuleb teine jaama ja just kui sa näed, kuidas see parim plaan nagu pudeneb ära ja siis mõtled, et nüüd on riismed alles. Aga kas sellel hetkel, kui sa nii mõtled ja tunned, tea, et kas sellest hetkest alates on Jumalal ikka parim plaan. Sellest olukorrast, sellest asjadest lähtudes, selle võimalustega, mis on su ressurss ja aeg siin maa peal jäänud, ikka tuleb tema parim plaan esile. Nii et sa võid iga hetk öelda, nüüd ma lähen siit edasi Jumala parimas plaanis. Taaveti lugu ma tahaks võtta 5 minutit. Taaveti jaoks, ma näen, aeg läheb kiiresti, on ju? Ei usuks. Aga on üks väga huvitav lugu, mis puudutab Taaveti elu ja te olete seda, ma arvan, 10 jutlust kuulnud sellest, aga ma räägin natukese teise nurgalt, võib-olla paar väga väikest asja. Ja see on 1. Saamueli 17:20 ütleb niimoodi. Ja Taavet tõusis hommikul vara, jättis lambad teiste hooleks, võttis oma kandami kaasa ja läks, nagu Iisai teda oli käskinud, ja ta jõudis vankrite leeri, kui sõjavägi ja sõjakisa tõstes läks välja võitlusrindele. Ja see salm on Taaveti ja Goljati loost. Ja siin on üks suhtumine, mis Taavetil oli. Ta tõusis hommikul vara ja läks. Võttis oma missiooni kanda ja läks. Ta oli usku täis, tal oli kogemusi vähe. Ta ei teadnud, et Goljatiga ei saa võidelda nii, et sa teda võidad, aga tead, kui hea vahest, kui me mõnda Goljatit tegelikult ei tunne nii, nagu ta päriselt on, vaid me tunneme Jumalat ja olgu need Goljatid ükskõik millised tahes. Ja nüüd on üks teine lugu, mis hakkab 2. Saamueli 11 peatükis pihta. Ja see on seesama Taavet, ära unusta, aga vahepeal on ta vanemaks saanud, küpsemaks, elus üht-teist õppinud. Ta on saanud positsiooni, ta on juba kuningas. Tal on midagi, mis tal on. Ja 11. peatüki pealkiri on Taavet ja Batseba. Ja see on huvitav. Ja siin on öeldud niimoodi, et see oli kuningate sõtta mineku aeg. Siin on üks salm kuskil, ma praegu hästi näe, aga sa usud, et see on, kui ei usu, otsi üles. Ja see oli kuningate sõtta mineku aeg, jah? Näe. Ja siis natuke maad läheb edasi, siis on seal kirjas, et ja Taavet tõusis õhtul voodist. Midagi on muutunud selle mehe elus. Ei ta maganud, ta lihtsalt nautis olukorda, siis läks sirutama ja vaatab, vau. Keegi, mis ta nimi on seal? Batseba, Edith Uurja naine. Tooge ta siia ja siis, lugu on väga aus seal. Seda ei oleks tohtinud juhtuda seda lugu. Aga see oli Taaveti elus üks hetk, mis juhtus. Ja seal sündis poeg, kes suri, ta leinas teda, ta sulased imestasid, kuidas ta nii ruttu sellest leinast välja tuleb. Nad kartsid, et kuningas on nüüd, ei tea, järgmised 10 aastat masenduses. Aga Taavet tegi selles olukorras pärast, mis juhtus, seda, mis ta sai teha. Pärast, kui prohvet tuli, ta parandas meelt, ta võttis ennast kokku, läks edasi. Ta sai aru, et Jumal ei olegi teda hüljanud, aga tal on midagi, mida ta peab nüüd kandma. Tal ei ole enam rahu, tal ei ole sellist olukorda, nagu oli. Aga nii nende asjadega on. Ja miks ma seda üldse räägin, on see, et kui sa loed Matteuse evangeeliumit, mis Jumala näpp selles loos on, siis 1. peatükk 6. salm, siis räägitakse Jeesuse esivanematest
ja seal on kirjas, et Iisai sai kuningas Taaveti ja Taavet sai Saalomoni Uurja naisest. Ma ei tea, Uurja on siin suure tähega nimi. Ei, see ei ole amet, jah. See oli seesama Batseba lugu. Kuidas Jumal võtab seda, mis ei oleks tohtinud juhtuda ja paneb nagu oma õnnistuse sinna peale ja Jeesuse sugupuus on Batseba olemas. Seal on teisi ka, seal on seal Rutt ja Rahab ja loe. Väga huvitavad lood. Mis Jumala rehabilitatsiooniplaan on selles olukorras? Kuule, aga nüüd mõtle enda peale. Kas Jumalal võiks olla mingi plaan? Ükskõik mis crash'i me oleme oma elus korraldanud. Miks me räägime neid obraseid või mudeleid või näiteid või eeskujusi? See on selle sama asja pärast. Aga on teine lugu Taavetiga veel. Ja see on teine Saamueli 15 peatükk on 19 arvatavasti. Taaveti poeg, Absalom teeb mässu. Kohutav. Me julgustame inimesi koguduses, et tead, Jumala vaim pöörab. See on lõpuaegade tõotus, et ta pöörab laste südamed vanemate poole, vanemate südamed laste poole ja ma usun seda, palun selle pärast alati, aga ikka ja jälle me näeme neid lugusi. Kui sa tahad mõnda päris traagilist lugu kuulda, kas keegi on võib-olla su kingehoidja, kes on hooldekodus käinud kuskil? Oled, jah? Sa oled elanud seal, aga me oleme käinud aastaid selles samas hooldekodus oma koguduse tiimiga, kus Jüri elas. Ja meil olid seal teenistused vanemal ajal, nüüd sel ajal enam ei ole. Ja uued juhid ei ole seda soovinud, aga kunagine juhataja oli baptisti koguduse õde ja siis tal oli hea meel, et kristlased käisid. Ja istud seal voodite kõrval inimeste juures, kes enam välja ei saa. Ja ta hakkab oma südame kibedust. Natukese aja pärast on ennast üles kruttinud viha ja tead, tihti on see laste vastu. See on, nad tõid mind siia, nad jätsid mind siia, nad ei hooli, nad võtsid kõik ära ja seal on lapsi, kes on seda teinud niimoodi. Ja üks film oli hiljak uuesti, Vana mees tahab koju, vaadake seda, see on väga huvitav film. Aga mis on juhtunud? Midagi on vanemate ja lastega valesti. Ja sama lugu oli Taaveti ja Absalomiga. Absalom kogus omale, seal on öeldud 50 kurjategijat vist, ma ei tea, mässajad kokku ja hakkas. Ja see lugu lõppes traagiliselt, nii et surnud ei olnud mitte Taavet, vaid Absalom ja Taavet leinas teda väga. Aga perekondades juhtuvad asjad, sõbrad, ka meie ajal, mida ei tohiks juhtuda, aga nad juhtuvad. Meil tuleb edasi minna ja uskuda, et kui Jumal on nende asjade sees ja temal on oma plaan. Joonase lugu on väga huvitav, täna pikemalt ei peatu, aga Joonase loos on ainult üks tähelepanuväärne asi, mida siia jutlusesse panna, on see, et Jumal jäta järgi. Sa võid ära joosta, sa võid minna X kohta, seal tulevad kalad, seal tulevad uuesti. Joonas, sa lähed tagasi. Ei, ma ei lähe. Lähed küll. No hea küll, lähen. Mis ma räägin seal? Parandagu meelt. Ta räägib vastumeelselt, parandage meelt. Aga Jumala vaim oli seal. Ja nad parandasidki meelt, istub oma puu all seal. Aga millal siis kaua ma ootan, noh? Las tulevad need raketid ja pommid ja kadugu see nii nagu sa lubasid. Ja ma ütlen, nad parandasidki meelt. Vaat see on üks tõsine mees, ma ütlen. Vahel on meil ka selliseid olukordi, et mõtleme, et no Jumal, Jeesuse jüngrite hulgas oli. Nad ei võtnud vastu, ütles, kuule, et las tuleb sealt tuli taevast, hävitame selle linna ära ja lähme edasi. Nad olid valmis seda tegema. Jeesus ei läinud selle pärast siin linnast ära, et nüüd tulevad pommid. Ja tõsine mees see Joonas. Aga Jumal ei jätnud järgi. Tõuse ja mine Niinevesse teine kord. Peetrus, hästi lühidalt. Peetruse lugu on väga põnev ja huvitav. Ma olen alati Peetruse peale mõelnud. Minu nimi on... Ja, mu joodikust onu kutsus mind alati Peetrus. Ja pärast tuleb välja, et neid Peetruseid on meie suguvõsas, emapoolses suguvõsas igavesti palju. Ma olen ainult mõnda oma sellest suguvõsa nimekirjast leidnud. Siis läksime Suuremõisa
Pühalepa kalmistule, mõtlesin, otsin mõne Peeter Remmelkoori üles ja siis mõtlen, et on mu esiisa. Ja siis ma leidsin neid seal tükki 4 või 5. Ja ma ei saanud enam aru, kes on kes. Nii et see on üks levin nimi. Hiiumaal on väga huvitavaid nimesi. Peetruseid on seal ja Paule ja Ingleid on. Ja Hiiumaal on Inglid ka. Saaremaal vist on ka. Julged inimesed panid siuksed nimed. Ma ei ole kuulnud, et keegi Ingel paneks. Ja kellel on siin lapse ootust, siis võite mõelda selle nime peale Ingel. Või no Peeter ka. Ilus nimi. Okei. Aga ta kutsuti ju inimeste püüdjaks. Ja tast ei saanud inimeste püüdjat. Vaid tast sai Jeesuse salgaja, jah. Ja ta ei tahtnud seda tegelikult. Ma usun, et ta oli väga siiras, kui ta Jeesusele kõiki need tõotusi andis. Vangi või surma, ma olen sinuga, ma sind ei salga, ma olen esimene ja viimane, võtab mõõga, kui vaja on. Ja siis mingi väike tegelane seal, ei, mina ei tunne. Ja kukk laulab ja me oleme Jeesuse elu filmi näinud ja Jeesuse pilku ei kujuta ette, kui ta teda vaatab seal. Läbi, elu on läbi. Ja Juudasel oligi läbi, läks see poos enese, aga Peetrus läks tagasi oma vana elu juurde ja kunagi Edwin Kool on öelnud, et mees, kes kaotab visiooni tulevikku, läheb oma mineviku juurde tagasi ja Peetrusega see juhtus, ta läks oma kalavõrkude juurde ja seal on Jeesus. Ära kunagi unusta seda lugu, see on üks väga põnev lugu, eriti töötegijate ja jüngrite jaoks ja kus sa iganes oled. Jumal ei võta tagasi oma kutsumist ja valikuid. Ja ma olen seda nüüd see juba pika elu jooksul, küllaltki pika aja jooksul näinud, kuidas Jumal toob tagasi inimesi kogudusse, kellel on annid kutsumine. Ja tead, nad on selle sama koha peal. Nad ei ole kuskil -50 klassi allapoole. Ei ole. Nagu polekski vahepeal midagi olnud. Lähed edasi sealt, kuhu Jumal on sind kutsunud. Mine edasi. Nii et tea. No võt, aeg saab otsa, aga ühest ajaloo kõige suurem mitte, mis ei oleks tohtinud juhtuda, võib-olla on Jeesuse risti surm, jah? Kõrvaltvaatajad, Emmause jüngrid teel. Jeesus, kes nendega käib, aga nad ei tunne. Aga meie lootsime, meie uskusime. Seda ei oleks tohtinud juhtuda, mis juhtus. See ei oleks tohtinud nii lõppeda. Ja nad räägivad sellest kokku varisenud lootustest, ristist, see tundus katastroofina. Ja Jeesus tuleb just nende kõrvale siis, kui nad hakkavad leiba murdma ja nad saavad aru, et see on Jeesus. Eks Messias pidanud seda kõike kannatama. On Jeesuse sõnad. Ja ta avas neile kirjad ja ütles rahu teile. Ta on nende murtud lootuste keskel nende kõrval. See on minu meelest nii ilus eeskuju meie lugudele lisada, meeles hoida seda, et kui meie lootused purunevad, meil on, vahel võime pettuda Jumalas. Selliseid asju on ka juhtunud inimeste elus. Ma olen oodanud, ma olen palvetanud, midagi pole juhtunud, Jumal on mind maha jätnud. Ta on tükis surnud või pole teda üldse olemas. Siis tead, Jeesus on täpselt seal nende kõrval. Murrab nendega koos leiba. Ütleb, kuule, ma olen siin, sõbrad. Ma ei ole kuhugi kadunud. Ma olen siin. Pauluse vai. 3 korda olen issandalt palunud. Ma olen ka elus olukorras olnud, kus ma olen 3 korda palunud, mingid jamad lõppeks. Ja ma pole kuulnud muidugi seda. Ma pole seda ise kuulnud, et minu armust saab sulle küll. Aga kui ma hakkan palvetama, siis Jumal ütleb, et kuule, mis ma Paulusele ütlesin? See keetib sulle ka. Ma ei ole öelnud, et see on haigus või ma ei tea, mis nad sinna Paulusele kõik külge poogivad või vaimulik tagakius. Aga mingi olukord me elus, kus no nii kõrini on. Lõpeks see jama ära. Ja Jumal ütleb, et kuule, ma olen siin. Hello? Ma olen siin. Minu arm on sinuga. Go on, mine edasi. Sellest piisab, mine edasi. Vahel on vaja koormaid kanda ka, sõbrad. Üks kunagine ammune lugu, see vend on Jeesuses ja imed juhtuvad jätkuvalt elus. Kui ta päästatud sai, ütles, et ma sain niisuguse muutus oma elus. Naiste himu kadus ära, alkoholihimu või see, jah, ei, vastupidi. Alkoholihimu kadus ära, tubakahimu kadus ära, aga naised sunnikud jäid.
ja siis ta peab võitlema, noh. Ta võitleb sellega, sest meil on omad võitlused igal ühel. Hoida alandlikult. Ma ei tea, mis on sinu hea ja kurja tundmise puu, kuhu me aeg-ajalt lähme. Mis on minul, ma enam-vähem tean, aga kus on need lõksud, kuhu sa võid sisse astuda? Selle koha peal sa saad aru, et Jumala arm on ainult see, mis on vajalik ja piisab. Mida inimene vajab kuulda sellistes olukordades? Jumal ei karda meie lugusi, sõbrad. Kui me palume, me ei pea teesklema. Võib-olla me üksteise ees proovime näida. Kogudus on kunagi Janno Peensalu, Pärnu pastor, ütles ühe lause, mis jäi mulle eluks meelde, ütles, et kogudus on ainult seltskond, kes oma avatud ära tapab. Ja selles oli kurb tõde. Seda meeldib teha mõnele. Ja selle asemel palvetada ja siduda haavu. No nii, nüüd kukkus läbi, reetis meid kõiki. Me juba ootasime ärkamist, aga see vend rikkus praegu kõik ära. Kas sa usud, et keegi meist on nii võimas, et meie läbi kukkumine või patutegu või süü suudab ärkamist peatada? Ma usun, et see nii lihtne ka ei ole. Või Jumala plaani kuidagi seisma panna globaalses mõttes. Jah, meie elus küll. Aga ma annan sulle väge, ütleb Jumala vaim, Jumala sõna, Jumal ise. Ta ei karda neid lugusi. Aga mis inimene vajab? Sa ei ole üksi. Sa ei ole üksi selles situatsioonis. Sa ei ole üksi see rikutute nimekirjas number 1. Meil on päris lood, meil on ka piiblis need lood. Meil on ka päris elus lood. Me inimestena tihti varjame neid lugusi, aga Jumal nagu nii teab. Me ise teame. Jumal ei süüdista, vaid ta kohtab, küsib, kus sa oled? See juhtus Aadamaga. Kus sa oled? Mitte nii. No, Aadam, millega sa nüüd hakkama said? Nüüd on sul läbi kõik see värk. Kurat räägib seda, aga Jumal ei räägi, ta küsib, kus sa oled. Teeme ühe plaani, lähme edasi. Paneme nüüd võimalused paika ja lähme siit edasi, kus sa oled jõudnud, kallis Aadam. Läbi elatu ei tühista sinu kutsumust, jäta meelde. Peetrus sai uue alguse, Joosep sai näha mõtet seal, kus seda enam peaaegu ei olnud. Pauluse minevik ei muutnud tema tulevikku ega tema võidmist ega tema ülesannet ega tema väge, mida ta Jumala valikul oli saanud. Me ei pea mõistma asjade põhjuseid selleks, et saada rahu. See on üks vale, mida vahest kristlased ka kannavad, mida inimesed kannavad. Vahel asjade mõte ilmub ajas ja vahel alles teispool igavikku, peame sellega leppima. Kui ma saaks teada, kes mind reetis, ma saaks rahu, kui ma saaks teada, kes vanaema oli minu vaimulik eeskuju, vist number 1 nüüd juba, ma julgen öelda. Tal ei olnud mingit haridust ega teoloogiat, aga tal olid väga lihtsad elupõhimõtted selged ja kui nad olid mingisuguse ebaõiglase kaebuse peale Siberisse saadetud ja tagasi tulid, siis lõpuks üks külamees tuli. Kas sa tahad, et ma ütlen, kes sind kaebas, kes su peale kaebuse tegi? Ja vanem ütles, ei, ma ei taha. Ma olen teinud rahu sellega, see on minevik. Ma lähen siit edasi, mul ei ole vaja teada. Teate, kui paljud inimesed elavad kättemaksu imus, kui ma saaks midagi. Aga kas sa tahad kedagi enda pähe, kes elab siin, sa mõtled sa peale, kannad seda kibedust, seda solvumist ja ta ei maksa üüri. Ta istub su peas, kulutab su aega, võtab su ruumi, energiat, tähelepanu ja mitte midagi sa sellest ei saa, ta ei maksa üüri ka, on üürnik sinu mõtetes. Aja ta täna minema, tee rahu, lase minna. Anna Jumala kätte, sa saad edasi minna. Meil ei ole vaja mõista neid asju. On asju, mis tõesti ei oleks pidanud juhtuma, aga ükski neist ei jää Jumala viimaseks sõnaks. Tema viimane sõna on alati taastamine, lootus, uus algus. Inimeste käed võivad teha kurja, elu võib murduda, me endi valikud võivad meid eksitada ja mõned asjad ei peagi juhtuma, aga juhtuvad. Aga ristiusu sõnum on, et sündmused ei määra lõppu, Jumal määrab lõpu. Tema kirjutab viimase sõna. Ja tema viimane sõna on alati lootus, taastamine, uus algus. Amen. Palvetame. Isa taevas, täname sind, et sinu raamat, sinu sõna on täis lugusi, ausaid lugusi,
ja me võime õppida nendest ka ja tuua võib-olla midagi enda ellu ja saada julgustust ja kinnitust, issand, et sina kirjutad viimase peatüki meie eluloos. Mitte meie eksimused, mitte meie läbikukkumised, mitte inimesed, kes meid on reetnud, kurja teinud või asjad ja olukorrad, mis tulevad. Me peame vahel leppima asjadega, vahel me peame rahu tegema oma vaenlastega, oma südamest, laskma nad minna, et sinu rahu saaks tulla, issand, et sina saaks edasi kirjutada meie elulugu parima sellest, mis on võimalik tänasest päevast edasi. Ja me saame olla südamest tänulikud ühel päeval taevas vaadates tagasi, öeldes, Jumal tegi oma parima ja tema jäi ustavaks. Amen. Aitäh! Aitäh, Peeter! Ma arvan, et siit on palju kaasa võtta ja see oli väga hea. Kõigile meile väga üles tõstev ja lohutab. Olete kindlasti kuulnud seda, et viimasel ajal õngitsejad üritavad meie raha kätte saada. Ma siin Alfal ka jagasin, et mul oli või siis ka Alfa päeval oli, just samal päeval helistas mulle üks härrasmees. Tere, et kas ma räägin Janek Pallasega? Ma ütlesin jah. Et teile on tulnud tähitud kiri Omniva kuskilt ja ühesõnaga, ma juba teadsin, et kellega tegu on, eks. Ja need on samad, see läheb samasse kategooriasse, et mõned asjad ei pea juhtuma siin elus. Kui sa suudad ära tuvastada, kes sulle mida pakub. Ja kahjuks väga paljud eestlased lähevad seal nende asjadega kaasa, sest nad tabavad sind võib-olla kõige nõrgemal kohal, just kui sa oled sõitmas kuskil või sa ei ole väga kontsentreeritud. Ja siis minu kõne läks edasi niimoodi, et ma ütlesin, et ma ei ole ühtegi pakki tellinud, et mis tähitud kiri või mul ei ole Omnivast midagi tulemas. Ei on olnud. Siis ma ütlesin ühe lause veel talle. Veel mitte ühe lause, aga ühesõnaga ütlesin, kes sa oled? Piip, 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 piip. Kõik. Ehk siis, miks ma seda jagan, on see, et need samad asjad mõnikord, mis meie elus juhtuvad, tulevad ka niimoodi meie pähe, mingisugune mõte. Küsi. Enne kui sa lähed kaasa ja hakkad tegema neid asju, mida sa pärast kahetsed, mis ei peaks olema juhtunud või juhtuma. Küsi, kes sa oled. Ja see sunnik paneb kohe toru ära. Ma mõtlesin, et helistaks tagasi, et oot, meil asi poleli. Tahaks nagu veel rääkida. Et mõnikord tegelikult tagantjärgi mõtlema, et tahakski lolli mängida, et ma tahaks natukene ikkagi nagu et võiks nagu ikkagi lasta neil ikka tööd ka teha, et vaevad liiga kergelt ei nad pääseks, eks ju. Aga see, kui sa kuuled, kuidas inimesed miljonid ja miljonid kaotavad, siis tegelikult teeb vihaseks küll, eks ju. Aga tea, et see ongi see vaenlase töö, tema üritab meid kogu aeg lõksu saada või nii-öelda siis kinni püüda meid ja meid ära kasutada. Aga me kohe lõpetame siit oma ülekande, meil on võimalik, kes meid seal üle kannavad, võib-olla mõni vaatab meid kuskilt Austraaliast või Jaapanist ja siia kohale tulla ei saad. Kui sa oled siit saanud vaimulikku kosutust ja tahad toetada meid, et me neid asju siin ikka teha saaksime kirikuna, siis on võimalik siis ka meid toetada ja meil peaks tulema ka ülekande lõpus siis see koht ja võimalus, kus sa saad seda teha, nii et ütleme kõigile siis, kes meid üle vaatavad või ülekantega vaatavad, siis head nägemist ja järgmine kord näeme jälle. Okei.